Head inimesed, tere tulemast tänasel õhtutunnil siia Tallinna Jaani kirikusse, mis muide tähistas täna oma 158. aastapäeva. 158 aastat tagasi ühitseti see kirik ja 158 aastat on ta teeninud inimesi. Praegu on advendiaeg, jõulupühade, inimeseks sündinud Jumala Poja sündimise püha ootuse aeg. Kiriku altaril, selles kiriku kõige pühamas paigas, on süüdatud 3 advendiküünalt, toomaks looduse kõige pimedamasse aega juurde väikesed, soojust ja valgust juurde andvad tulukesed. Siin elektrituledest valgustatud kirikus ilmselt väga paljud neid elavaid küünlaleeke ei märkagi. Aga kui peaks juhtuma, et elekter ootamatult kaob, siis on need 3 väikest lisaleeki meile märgiks, mille järgi orienteeruda. Nad kingivad oma valguse ja elava soojusega lootust, rahu, turvalisust. Mitte ilma asjata ei armasta inimesed jälgida küünlaleeki. Mitte ainult advendi ja jõuluaja, vaid aasta ringi. Elav tuli on midagi muud kui elektrilambid, mis on küll ilusad ja värvilised, aga ei ole ilusad, ei anna sooja. Advenditulede süütamisega meenutame Jumala elavat valgust, mis 2000 aastat tagasi pärast sajandeid kestnud ootamist Jumala Poja näol inimeste keskele jõudis. Jumala Poeg Jeesus Kristus ise on enda kohta öelnud: mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Kuid Jeesus ütleb ka neile, kes on Jumala valgust näinud, selle ära tundnud ja sellele järgnenud, tahavad käia oma eluteed selles valguses koos temaga. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Teie olete maailma valgus. Olete need, kes muudavad selle maailma natukene rõõmsamaks. Need, kes kingivad lootust, sest neil endil on lootus. Nad teavad juhatada teed, mis viib igavesse ellu. Te olete need, kelle valgus, kelle ligiolek annab hingele sooja, sest tõeline valgus, Jumala valgus ei ole küll valgus, mis on eemalt ilus imetleda, aga oma jäisusega eemale peretab. Maailm vajab sooja valgust, Jumala valgust, elavat valgust. Ka väike küünlaleek suudab anda aimuse valgusest ja soojusest, panna selle järele igatsema.
Ja need, kes on hakanud valgusesse uskuma ja püüavad seda valgust järgida, selles käia, on otse kui Jumala küünlad, kes oma annete ja andidega juhatavad teisigi valguse poole. Täna on tulnud siia oma lauluandega valgust hingedesse tooma väga huvitavad kollektiivid. Kunagi hüüti Narvat ja veel ühte Venemaa piiri ääres asuvat linna Ivanovat pruutide linnaks, sest seal olid suured tehased, vabrikud, kus kooti kangast ja kus töötasid peamiselt naised. Nõnda, et seal oli hea leida endale pruuti. Kui ma vaatasin kava, tänast kontserdikava, siis tekkis mul tunne, et Saue linn on peigmeeste linn. Sest tõepoolest selliseid koorikoosseise pole mina veel siin näinud. Saue poistekoor, Saue noortemeeste koor, Saue meeskoor ja Saue segakoor. Nii et natuke naisi on seal ikka ka. Aga igal juhul tundub meeste ülekaal. Nii et imeline linn. Aga täna on siis Saue mehed ja naised tulnud oma lauluga tooma hingedesse jõulurõõmu, sest ega pühadki kaugel ole. Veel vaid 10 päeva ja jõuluõhtu ongi käes. Issand, ole ise oma püha vaimu läbi täna siin selles pühakojas, sellel kontserdil. Juhata meid välja pimedusest, kingi oma valgust, mis suudab võita isegi surma. Aita, et laulud, mida kuuleme, süütaksid meie südames lootuse, rahu ja rõõmuvalguse. Õnnista iga lauljat, õnnista dirigente, kes oma annete kaudu jagavad hingevalgust. Lase sellel kontserdil hästi korda minna. Aamen. Ja nüüd, sel ajal, kui esimene koor lavale tuleb, olge palun head. Vaadake korra otsa oma mobiiltelefonidele. Kas heli on vaikseks pandud? Sest selles kirikus on tohutult hea akustika ja valel ajal helisema hakkav mobiiltelefon võib segada kontserti elamust. Aga ilusat õhtut ja ilusat advendiaja veel kõigile.